No enam-vähem õige muusika, Tiit. Basilli partii, üks säravamaid kohti Minkuse balletis Don Quixote. On küll, jah. Tere tulemast sellesse saatesse. Olen teie käest kogu aeg tahtnud küsida, mis on siis tegelikult olnud, mis on tegelikult raskem teie jaoks? Kas omal ajal teha neid kõrgeid hüppeid selle sama, ma ei tea, kuidas seda elementi nimetatakse, eks ole, selle sama muusika järgi, ja Don Quixotis või juhtida praegu ühe rahvusooperi balletitruppi nii, nagu ta on? No ma arvan, ikka tantsida on kergem. Ettevalmistustantsijaks hakkab väga varakult ja kõik need asjad lähevad nagu väga orgaaniliselt. Aga seda pilti, mis ma siin kohtasin, on veidi raskem. Tähendab, kuna on tegemist võib-olla teatud muutustega, teatud arusaamade muutustega, lähenemist, teistmoodi lähenemistega. Ja eks iga uudne asi tekitab veidi vastuseisu või midagi taolist. Nii et need on ületatavad raskused ja selles ma ei näe mingit probleemi. Olete te üldiselt oma natuurilt niisugune maksimalist, perfektsionist, niisugune despoot, kes nõuab tulemust iga hinna eest? Aitäh. Ma ei ütleks, et iga hinna eest, aga maksimalist olen küll, see on tõsi. Ja ma arvan, et lihtsalt püüd täiuslikkuse poole peab meid saatma kogu aeg. No see on ju balleti tegelikult lõppude lõpuks balleti peamine missioon. Püüd täiusele, eks ole? Seda küll. No, teile jääb lõppevasse 2002. aastasse palju kõikvõimalikke niisuguseid dramaatilisi sündmusi. Kuivõrd sellised asjad, kui siin lihtsalt kangutatakse kohalt lahti, siin tegelikult sisemiselt häirivad. Me ju kõik oleme, te teate, haavatavad inimesed. Kuivõrd viib teid see kõik, mis sünnib balleti ümber tasakaalust välja? Tasakaalust kindlasti välja. Üks ma väga täpselt tean, miks ma siia tulin, mida ma tahan. Miks te siia tulite? Et seda ammu alustatud teed, et midagi anda Eesti balletile ja Eesti ballett välja tuua sellest rutiinist. Ja et meile pöörataks rohkem tähelepanu, et kogu tegelikult Eesti tantsukultuur oleks rohkem tähelepandav kõigi poolt ja ma olen seda teed praegu siin. Tähendab, et tuua siia mingi rahvusvaheline esteetika, suhtumine ja lähenemine, seda saan ma aru, jah? Seda kindlasti ka. Ja samas, et me rahvas tunneks rohkem rõõmu tantsukunstist. Selleks on vaja väga palju tööd teha. Öelge, Tiit, palun, kelle jaoks oli see nagu suurem šanss? Kas Estonia balletitrupile see, et tulite teie või teile see, et te saite selle trupi manageriks või kuidas seda nimetatakse, kunstiliseks juhiks? Art director on see vist, jah? No, ma arvan, et võib-olla seda muutus tegelikult oli ammu juba vaja. Olude sunnil lihtsalt see tee ei ole nii siledalt näinud ja nüüd ma arvan, et eks me ühised pingutused peavad andma ka resultaate ja see on ikka mõlemapoolselt vajalik. No resultaadid on näha tegelikult. No mingil määral, jah, see oli selles mõttes hästi õnnelik aasta. Õnnelik aasta? Õnnelik aasta küll. Milline see õnnetu aasta siis on? See võib-olla tuleb veel, aga õnnelik kindlasti, ütleme, kui me võtame Eesti balletis 85. hooaeg on see ja 84. Ja me jõudsime välja tuua praktiliselt 5 balletti ühe aasta käigu sees. See on enne olematu täiesti. Rääkimata siis, et jõudsime ka Pärnus käia, jõudsime ka Tartus käia, jõudsime Riias käia, jõudsime ka Rootsis käia, solistid ka Ameerikas ja Soomes. No seda on ikka väga palju, aga mis kõige tähtsam, et selle aasta sees on toimunud väga suur muutus, et on tekkinud täiesti uus repertuaar, mida siin siiski varem ei ole nähtud. See on uus esteetika absoluutselt Estonia jaoks. Ja eks ta võtab veidikse aega, aga mul on väga hea meel, et on hakanud tulema ka noor publik teatrisse. Ja see on minu jaoks väga rõõmustav. Ja kui ma arvan siia juurde veel seda, et nii palju noori on hakanud tantsima ja nii edukalt seda teinud, siis ma usun, et kõik need raskused ja väsimused ja see korrab kõik. Tiit, kui te ise peaksite praegu uuesti alustama, kui te mõtlete praegu suure maestrona, kellel on fantastiline tantsija karjäär selja taga, kellel on ballettmeistri karjäär pooleli, kui te peaksite uuesti alustama, läheksite te sinna südamemurdmiste majja Toompeale balletikooli uuesti? Läheks küll. Raudselt? Jah. Olenemata kõigest? Olenemata kõigest. Vaatamata millelegi? Täpselt. Tiit, ma väga tänan teid selle mehise aasta eest, mida te olete meie silme all
läbi elanud. Ma tänan teid selle Luikede järve eest. Ainult teie teate nii-öelda valu hinda, küsi nendelt, kes on seda valu tundnud. Ma tänan teid nende fantastiliste aastate eest Estonias tantsijana laval ja selle töö eest, mida te siin praegu teete. Olete erakordselt sümpaatne inimene. Suur tänu. Head vana aasta lõppu ja tervitage oma oivalist abikaasat. Tänan teid. Teile samuti. Head vana aasta lõppu.